siin on üks oluline moment veel. Vaadake, klassikalise perioodi arusaama järgi, ja sellest ma räägin, üks õnnelik elu on terviklik, nii nagu kuulsa Kreeka skulptor Polüklaitese skulptuur Doryphoros. Võtke mõni element ära ja te ei märka enam korda, te ei näe enam harmooniat, seal ei ole enam rütmi. See tervik on antud iga osa ja samas enamgi veel harmoonia ja rütmiga, mis seda läbi. Klassikalise Kreeka arusaama järgi on õnnelik elu just midagi niisugust, mis on tervik. Et rangelt öeldes me ennem inimese surma ei saakski öelda, kas ta on elanud ühe õnneliku elu või mitte. Keegi võiks küsida, kuulge, aga siis on ainult teised need, kes otsustavad selle üle, kas inimene elas oma elu õnnelikuna või mitte. Et kas inimene ise siis ei saa õnne nautida või kogeda või tunda õnne? Saab küll. Õnn ei ole tunne, aga õnnega kaasnevad tunded. Kuidas nad kaasnevad? Jällegi pöördume Aristotelese poole. Nikomakose eetika teises raamatus, see on vist 3. peatükk, ta ütleb midagi väga olulist. Seda on erineval viisil tõlgitud, ma mälu järgi praegu ütlen, et iga vooruse praktiseerimisega, näiteks sõdalane, kes praktiseerib oma julgust või keegi, kes eeldust praktiseerib, kaasneb teatud kas naudingu või ebameeldivuse tunne. Teatud sentiment kaasneb alati, kui te praktiseerite voorust. Nüüd, see sentiment peab olema õige. Ja ma tahangi väita, et need õiged sentimendid annavad harmoonia, täpselt samamoodi nagu üksikud helid annavad kas kakofoonia või harmoonia. Toome järgmise näite, võtame julguse. Võtame ühe koosoleku, kus juhatajaks on niisugune despootlik ülemus ja kõik värisevad juba ette, on koondamiste aeg. Keegi ei julge vastu väita, aga meie kollektiivi hulgas on üks julge mees. Ja peale ülemust ta tõuseb püsti ja ütleb, et teate, neid asju saab lahendada teistmoodi. Võtame seda arvesse, ärme seda inimest lahti lase, eks ole, tuletage meelde, mida me lubasime. Ja ta esineb ühe niisuguse selge ja jõulise kõnega, tema pale hiilgab, kui ta on lõpetanud, ta istub maha. Ja ülemus muidugi põrnitseb enda ette, aga ta ei suuda sellele jõule vastu seista, mis on tekkinud. Ja nüüd meie julge mehe kõrval on ka üks teine mees, kes on muidu arakene, aga saades innustus selle julge mehe jutust, ta tõuseb püsti ja juba on süda saapa säärde kukkunud. Aga et ta on püsti tõusnud, siis ta peab midagi ütlema. Ta köhatab hääle puhtaks ja ka midagi ütleb, mis on enese ületus. Ka see on julguse tükk tema suhtes. Aga vaadake, kui erinevad on need sentimendid. See on nii, nagu sa mängid mingit nooti valesti, aga tugevasti. Sul võivad kõik need asjad, seetõttu Aristoteles ütleb, et vooruslikkus ei ole mitte see, mida sa teed, vaid mida sul meeldib teha. Mida sa teed kergelt ja naudingu tundega. See on voorus. Me võime veel ühe paralleeli tuua, heldus, suuremeelsus. Kujutage ette inimest, kes tõesti tahab teha midagi head. Tal on raha ja ta teeb mingi niisuguse suure asja ja kingituseks. Ja tal on endal hea ja tal on teiste hea meelest hea ja võib öelda, et tema hing laulab sees. Ja meil on üks teine inimene, kes on tunduvalt rikkam kui see esimene inimene. Ja ta mõtleb ka, et tal on raha ja kõik, aga tal ei ole lugupidamist, vaja üks helduse akt teha. Ja siis ta piinleb niimoodi ja teeb ühe panga ülekande ja siis ta on juba endaga läbi, eks ole, ja kõik. Ta on teinud umbes sama teo, mis meie esimene. Aga vaadake, kui vale on see sentiment, mis tema hinges on tekkinud. See on lõhestatud hing, nüüd ta vaenlike piinleb, ta on selle raha ära andnud, eks ole. Ja nüüd ta lohutab ennast järgmine hetk, aga inimesed mõtlevad minust hästi, et ma olen selle raha ära andnud, eks ole. Te näete, mis on õige sentiment, mis on vale sentiment.